Tere, meie oleme siis Tartu mõõgavõitlejad. Mina olen Nivo Uibo, see on Tiit Kroon ja kahjuks meie kolmas liige on selline juriidiline isek, kes täna kahjuks ei jõudnud siia tulla. Järgmine. Teeme kiiresti, meil on teile palju näidata. Tööta. Ta ei tööta. Töötas. Et meie idee otseselt tuligi suht lambist, et me lihtsalt mõtlesime, et millega me saaksime siia tulla. Ja mõtlesime, et Tartu mõõgavõitlus võikski niimoodi arendada ja sellist ajaloolist mõõgavõitlust saaks niimoodi arendada, et sihtgrupp on alates 14. eluaastast. Edasi. Läbi viidid projektid, viisime ühe läbi Ülenurme pere- ja noortekeskuses. See oli väga positiivne ja üks läbi kukkunud Hasartmängu nõukogu projekt ja sealt saime teada, et ühest läbikukkumisest õpid palju rohkem kui 10 eduloost. Nüüd projekti eelarve on siin, saime isegi ühe partneri, pere- ja noortekeskuse. Ära laamenda. Eelarve oli selline mõõdukas, saime päris palju sellega hakkama ja väga positiivseid tagasisidet saime. Okei, hetkel saab isegi, läheb korralikult. Nii, projekti tulemustel siis said ühed Ülenurme noored said endale pehmikmõõgad. Osforraisk. Nii, väga. Nii, kajastasime enda tegevusi siis peamiselt Facebookis, sest raha plakatite jaoks tänaval meil lihtsalt ei olnud. Nii, õppisime sellest peamiselt siis seda, et kui sul on idee, siis see on kõige tähtsam. Kui sul see idee on juba olemas, siis see teostus, see tuleb juba iseenesest. Sest kui sa seda hakkad juba oma sõpradele rääkima, siis on juba kõik korras, sest nemad räägivad selle mingi hetk kellelegi edasi ja tema juba tahab sinuga koostööd teha ja kõik laabub. Nii, väga hea. Ja see on siis selline tehniline pool, mida hetkel Tiit Kroon endale valmistub. Ja kui me see projekt läheb nii, nagu me tahame, siis on selliseid nagu meid umbes 100. Siis on selliseid nagu meid umbes 100 ja kusagil 20 aasta pärast on selline asi rahvusport. Et muidugi alustame natukene vaikselt sellise larbiga, mida võib-olla igaüks on kuulnud. Sellised pehmikmõõgad. Ja siis mida vanemaks nad saavad kusagil 18, siis anname sellised päris terasrelvad kätte. Ja liigu! Oi!